võimestamise meistriklassi kursus pakkus kindlasti väga palju tööriistu, mida juhina saan kasutada. Palju praktilisi tööriistu, keskendusime küsimuste küsimisele ja tegelikult see lihtne asi saab juhtimist palju toetada. Selleks, et oma tiimi võimestada, on hästi oluline oma tiimiliikmeid tunda. Teoreetilised teadmised, mis kaasa võtame, et neid on vaja hakata iga päev kasutama. Ehk siis see praktiline harjutamine, mis teeb meistriks. See on samad Grow-mudelid, küsimuste küsimine, vähem anda nõu, kuidas paremini delegeerida, et me ei ole see pudelikael. Kuigi me iga päev oleme oma rutiinis juhtidena, siis see andis võimaluse võtta aja maha, vaadata, millised tööriistad on veel olemas ja laiendada väga palju silmaring. Et ma arvan, et hea juhtimine algabki sellest, kui juht teeb seda teadlikult. Juhtidena meie reaalne tulemuslikkus sõltub ju peamiselt sellest, kui hästi me oma tiimi suudame tööle panna. Ehk siis üks peamisi oskusi juhil ikkagi on oma tiimi võimestamine ja see, kui tulemuslikult meie tiim kokku töötab, see eeldab ühest küljest eneseanalüüsi ja enesearengut juhina, kuid samas loomulikult oma meeskonna tundmaõppimist ja vajalike tööriistade kasutamist just selliselt, et kuidas just neid inimesi omavahel koos edukalt tööle panna. Kindlasti coachiva vestluse läbiviimine, et nende osiste kasutamine, rohkem kuulamine. Ma tulin sellest nõuandja tsoonist välja, et ma ei anna ise nõu. Vähem küsida kas-küsimusi, mis on minul selline väga lihtne ja kiire tulema, et küsida just avatud küsimusi ja mitte anda nõu nii palju. Lihvitud sai ka delegeerimisoskust, tagasiside andmise oskust, et tegelikult on siin mitu, mida kõike kasutusele võtta. Väga praktiline on Grow-mudel, ma arvan, et nii eesmärkide seadmise juures kui ka siis üks-ühele vestluste juures kasutamiseks. Juba olen kasutanud, kasutan veel. Natuke rohkem võimestamist, natuke vähem mikrojuhtimist ja juhtimiskeskkond on oluliselt parem.